Tervitus teile, head inimesed, kõigepealt palve, tulge lähemale, tulge istuge, siin on vabu kohti küll ja küll. Ja kui peaks hakkama ka taevast midagi tulema, siis teil on lühem maa siia varju tulla. Aga mina olen siis Ivo Linna ja mul on erakordselt hea meel, et mälumängu saade, mis kandis nime Reis ümber Eesti, on jõudnud stuudio seinte vahelt välja ja otse Põlva linna keskele, nii et olge te tänatud, et te tulite. Ja kuna Euroopa Parlamendi valimised ongi vägagi koputamas uksele, siis tänased mängijad on kõik Europarlamenti kandideerijad ja lubage siis tutvustada teie marulise aplausi saatel. Sotsiaaldemokraate esindab mees, kes on söönud nii ministrileiba kui Europarlamendi saadiku oma. Saage tuttavaks Ivari Padar. Reformierakond on aga välja pannud ekspeaminister Taavi Rõivase. Eesti 200 on meile läkitanud endise Põlva maavanema Igor Taro. Tere tulemast! Keskerakonna värve kaitseb ettevõtja ja riigikogulane Andrei Korobeinik. Viies mängija on Elurikkuse erakonna esindaja Lauri Tõntspoeg. Ja kuuendana astub mängu üksikkandidaat Argo Mõttus. Ja me oleme täna juba neljandat korda seda mängu tegemas ja räägin ära, kuidas see käib. Väike mälumäng toimub ja uurime muidugi nende väärikate härrade käest ka, mis asju nad sinna Euroopasse kavatsevad minna ajama. Aga kõigepealt muusikaga jätkame, paneme pillid hüüdma ja trummid mürtsuma. See on ansambel, kes vähemalt, ja mitte ainult Elmari, vaid ka muudes edetabelites on ilma teinud. Palun, Supernova! Ilus kõik! Kõik, mis läinud on hea, ma ütlema pean, et mind sulata su ees nagu võid. Su titsad, teksad ja särgid liibuvad. Su kuuligas tead ja lõhn su peal, mille keegi tuttav välismaalt tõi. Ma siiamaani hästi mäletan vanal klassipilli vasakpoolsel äärel teises reas seisab kevad tuules.
aitäh, Supernova. Enne nüüd ja me kohtume nendega veel täna üsna mitu korda. Aga enne kui me läheme päris mängu juurde, siis saame nende väärikate kandidaatidega ka natuke tuttavamaks. Ivari, mis ma siit loen? Sina oled Võrumaa mees, see pole uudis, ja poliitika kõrvalt olnud ikka ka talupidaja. Ma mäletan, et sa kasvatasid vist sellist tõugu lehmasid nagu limusiini tõugu. Kuidas nendel läheb seal? Ja ei, ma olen sünnist saadik põllumajandusega läbi käinud küll. Olen agronoomi poeg ja olen ka pidanud tõesti need limusiin lihaveiseid ja olen olnud ka siis, kui ma 20 aastat tagasi esimest korda põllumajandusministriks sain. Meil oli lausa selline nõnda riiklik poliitika tuua sisse siis piimakarja kõrvale ka lihaveise kasvatust ja see on nüüd täiesti omaette majandusharuks Eestis kujunenud, mis on väga huvitav ja väga hea. Et minul on niimoodi, et minu maade peal sellel hetkel, kui ma nüüd olen Brüsselis olnud, mul karja pole olnud, kui Brüsseli asjad ühele poole saavad, siis tulevad lehmad tagasi. Nii, aga mis see limusiinitõugu lehm endast kujutab? On seal midagi erinevat? On seal rohkem jalgu või on nendel ratad all või mis? 4 jalaga on, mitte nagu tavalised lihaveised 6-ga. Ja mis ta on, et Eestis, ma arvan, et Eestis täna lihaveised kasvatatakse umbes 10-15 erinevat tõugu. Ja siis ma arvan, Aberdeen anguse, Herefordid olid need, mis kõigepealt Eestisse sisse toodi, siis Aberdeen angused ja siis limusiinid. Mis on limusiini eripära, siis limusiini eripära on see, et tal on lihasus suur, kondid on väiksed, liha on palju ja lihatai sisaldus on hästi suur. Et on selline väga kvaliteetne lihaveise tõug. Väga armas. Aga noh, ma arvan, et paljud on selle väitega nõus, et kõige armsam toit, kõige hingelähedasem on ikka see kodumaine maatoit ja muidugi eriti see, mis on enda kasvatatud. No sa oled seal Europarlamendis olnud mitu korda. Kuidas seal Brüsselis üldse söögiga lood on? Antakse seal üldse midagi või kas ikka maamiis saab kõhu täis ka seal või? Ma ütlen nii, et ma ei taha küll Belgiale ega Brüsseli liiga teha, aga Brüsseli köök ei ole kindlasti kõige selline kõige parem, mis Euroopast valida on. Et kui räägitakse seda, et selline pendel töökoht Strasbourg ja Brüssel, siis Strasbourgi köök on kindlasti meile, Eesti inimestele märksa vastuvõetavam, sest see on ju saksa köök. Kõikides oma sauerkrautides ja seakootides. Aga Brüsseli puhul on kindlasti üks asi, mis Eestis, Brüsseli toidupood on märksa igavam kui Eesti toidupood, välja arvatud üks lett, see on siis mereannid. No võtta, aga kas nad seal Brüsselis on aru saanud ka, et nad selleks, et kõik oleks hästi, igal õhtul peaks siiski ühe pitsikese hansat võtma? Kusjuures Belgias ma ei tea, et kas see koduprogitud kange alkohol on legaliseeritud või mitte. See, mis puudutab hansat või siis kodus tehtud kanget alkoholi, see ei ole Euroopa Liidu üleselt reguleeritud. See on nii, et nii nagu liikmesriik ette võtab, nii see on. Ehk me ju teame väga hästi, on siis Austria või on see siis Tšehhi Vabariik, Slovakid, et kus on need paalinkasaalaadsed joogid kõik ju lubatud ka siis väikekäitlejatele ja see on puhtalt Eesti omaenda otsus, et kas siis lubatakse meil teha või mitte. Senimaani on rahva valdav enamus on selle vastu olnud, et mingit täiendavat legaliseerimist tuleks. Samas, kes Eestis tänasel juhul tahab siis hansat ajada, siis võimalused on olemas, pead enda lihtsalt tollilao tegema ja pead oma torud ära registreerima Veterinaar- ja Toiduametis. Väga tore. No Taavi, Ivari tubli põllumees ja limusiinide pidaja. Aga kuidas sul põllumajandusega suhe on? Kas sa oled näiteks oma elu jooksul midagi sellist kasvatanud ka, mida näiteks siin pühapäeviti Põlvas võiks turul müüa? No ma ei tea, näiteks kartuleid või küülikupraadi või midagi sellist või? Küülik on ju nii armas, et ei temast mina ratsi praadi teha, aga lapsepõlves maal loomulikult on ka kartulivagude vahel tööd tehtud ja viimasel ajal
on kaks asja. Kui ma elasin Tallinnas Wismari tänaval, mis on sealt Toompealt umbes kilomeeter alla mäge, siis me tegime Luisaga sinna või noh, mis me tegime Luisaga, Luisa tegi sinna peenra, kus me panime kõiksugu asju, mida meil igapäevaselt vaja läheb, alustades rukkolast ja piparmündist ja lõpetades üksiku tomatitahimega. Aga loomulikult ei ole see, mis teab, mis eeskujulik põllumajandus. Aga mul on ka oma väike salajane põllumajandushobi. Nimelt igal suvel käin ma väga armsal Vilsandi saarel ja teen seal kohalike meestega koos traktoriga nii silo kui heina ja ütleme nii, et niitmine ja heinapalli tegemine on asi, millega ma saan täiesti kenasti hakkama. Ja võiks leiba teenida? No jah, ütleme nii, et tänapäeva traktorid on ikkagi sellised, millega saab ka selline minusugune Õismäel üles kasvanud poiss üsna hästi hakkama. No Põlva, me teame kõik, on väga ilus, armas, väikene linnakene. No ütleme, sina kui Euroopas palju ringi liikunud inimene, millise Euroopa linnaga sa võiksid Põlvat võrrelda, millises kohas võiksid põlvakad ennast sama hästi tunda nagu kodus? No ma ütleks, et Põlva on ikka täiesti ainulaadne, ei ole sellist linna mujal. Aga ütleme nii, et eks selline, ma arvan, nii nagu Põlvas ja Põlva ümbruses, siis sellist mägist maad tegelikult Euroopas siin-seal leidub. Aga ma ütleks, et arhitektuuriliselt mina tõesti ei ole leidnud midagi sarnast ja looduse mõttes ka. Meil on põhjust olla uhke selle üle, et meil on sedavõrd ilus loodus, mille hulka kuulub kahtlemata nii saarte kadakad kui ka Lõuna-Eesti kuppelmaastik. Nii et ma tõesti siiralt arvan, et ei ole sarnast kohta Põlvale ega tegelikult ka paljudele teistele ilusatele Eesti kohtadele. Täitsa nõus. Aga Igor, sina oled ajalukku läinud ja oma nime kirjutanud kui seni viimane Põlva maavanem. No, kuidas see Põlvamaa nüüd ilma peata hakkama on saanud või saab? Nii. Ma olin vist üldse viimane maavanem Eestis, kes valitsuse poolt ametisse nimetati. Aga ma sain sellest väga kiiresti aru, et minu abilised siin Põlvamaal said ka ilma minuta hakkama, et mina ilma nendeta ei saanud hakkama. Et see oli nagu... Nii, aga me oleme olnud 15 aastat nüüd Euroopa Liidus ja täiesti isiklik küsimus, millise Euroopa Liidu riigiga on sul kõige erilisem side või kokkupuude ja miks see tekkinud on? Kuhu sa tahaksid minna, kus sa tunned ennast õige hästi? See on väga huvitav, et Euroopa Liidu riikidega mul ei olegi. Et mina elistaksin tegelikult iga keel siin mõnda Euroopa Liidu lähiriiki, mõnda sellist lähivööndist, näiteks Gruusiat, kes on Euroopa jaoks ka selline oluline nii-öelda partner ja Eesti jaoks ka olnud, et see on hoopis riik, kuhu ma läheks iga kell tagasi kas või homme. Et noh, Ukraina oli ka väga tore ja huvitav riik, kus meil on Põlvamaal kusjuures sõpruspiirkond, et ma olen seal käinud. Et see on võib-olla selline teine valik. Et muu Euroopa, ma olen Taanis õppinud, tundus natukene kuidagi liiga igav. No nii, aga läheme Andrei sinu kallale nüüd. Sa oled olnud mitmeid aastaid Eesti Maleliidu president. No milline on sinu traditsiooniline avakäik? E2, E4? Jaa, hästi traditsiooniline, et enne mind oli Karmen Kass, kes mängis väga hästi malet. Et mina malet mängin üsna kehvasti, aga iga päev paar mängu ikkagi teen. Tänapäeva saab telefonis mängida erinevate riikide inimestega ja seal ma küll tavaliselt kaotan, aga mäng on lahe, vaatamata sellele. No millises Euroopa Liidu riigis praegu kõige kõvem maleseis on? Sellepärast, et male see on tõeline lahing ja me mäletame
noorest põlvest, kuidas Spassky ja Fischer ja kes seal kõik, rääkimata Keresest, olid ju tohutud draamad, mis toimusid ruudulise malelaua taga. No mis riigis jah, kõige parem seis praegu Euroopas on? No kahtlemata Norras, et sealt on pärit tänane maailmameister ja siis, kui toimusid siis need mängud meistritiitli eest, siis vaatamata sellele, et nad toimusid päris hilja, iga kolmas norrakas vaatas neid otse-eetris ja ma võin kinnitada, et see ei ole üldse selline kõige põnevam spordiala, et tavaline mäng kestab 4 tundi ja inimesed ikkagi vaatasid algusest lõpuni ja lõpupoole isegi reitingud olid kõrgemad, nii et norrakad on väga tublid ja ma usun, et Eestil on ka väga suur tulevik, et umbes sama populaarsus oli meil males 30-ndates, siis kui Keres oli üks maailma tippudest, siis malet mängiti põhimõtteliselt igal pool. Ma loodan, et see aeg tuleb tagasi. Ja loodetavasti see hetk, kui Keres võitis Avro turniiri, see kordub ajaloos, aga Põlva on muide Eesti käsipallimängu pealinn, käsipalli pealinn. Kas sa oled käsipalli mänginud? Ei, aga ma olen Põlvas mänginud küll mälumänge, nii et see on tuttav linn minu jaoks. No siis on sul veel arenguruumi küll ja küll. Absoluutselt. Väga hea. Aga Lauri, sina oled nagu teada vana muusikamees. Väga vana, aga võrreldes sinuga siiski natuke noorem. Ja, aitäh sulle hea sõna eest. Sa oled teinud bände, olnud produtsent ja korraldanud igasuguseid festivale. Kas sulle meenub ka mõni eriti värvikas esinemine Põlvas või mõne bändi või artistiga mõni juhtum siin? Meenub jah. Ma arvan, et see oli 94 aastaga sügisel või 95 aasta kevadel. Igatahes külm aeg oli, kole aeg oli ja Põlvas on ju erakordselt suur kultuurimaja. No selle linna kohta, mis on selline, võib-olla jah, selline pompöösne nõukogude aja mälestus. Ja ma mäletan, et siin oli rockfestival, kus käisid noored bändid tegemas rocki. Mina olin nendega lihtsalt kaasas hängimas. Mind kutsuti siia spetsialisti rollis, et ma annaksin nõu, et kuidas seda festivali paremini korraldada. Ja võt see külm, suur, metsikult suur tegelikult kultuurimaja on mul siiamaani meeles. Aga Elurikkuse erakond, see on rohkem nagu rohelise maailmavaatega seltskond ja sinu kogemuse põhjal, milline Euroopa Liidu riik on sinu kogemuse põhjal siis kõige parem looduse hoidja? Sellest räägitakse palju, kuidas kliima soojeneb, kuidas me ei hoia loodust, aga mõnel pool seda siiski tehakse. Noh, mis see arvamus on Euroopa kohta? Minu isiklik arvamus on see, et kõige paremad looduse hoidjad on eestlased. Kui me suudaksime seda mõtteviisi jätkuvalt säilitada, et metsad ei ole ainult raha, et neil on ka mingi teine väärtus, kas või selline, et ma lähen metsa, ma tunnen ennast hästi, ma saan sealt jõudu ja energiat, puul on vägi, puul on jõud. Et ma arvan, et siis me suudame teistel olla eeskujuks tervele Euroopale. Väga suur tänu. Ja Argo, sina oled väljas, imet või üllatust, üksikkandidaadina. Ja tahangi küsida, miks sa sellise otsuse tegid, sellepärast et mõnes partei nimekirjas oleks ju võimalik seda küünarnuki tunnet rohkem tunda ja nii-öelda lööme seljad sirgu ja saadame oma poisi laintemöllu keskele. Miks sa otsustasid olla üksikkandidaat? Jah, tervist. Võiks küll erakonda minna, aga probleem ongi praegu selles, et kõik need erakonnad rikuvad meie inimõigusi. Et meil ei ole enam valimiste vabadust, sõnavabadust ega tegevuse vabadust. Ja see on vaja taastada. Nii, aga kui minu salajased luureandmed ei valeta, siis sa oled Põlva poiss. Ja. Nii, ja nüüd aeg läheb tiksuma kohe. Ütle kiiresti 3 kõige olulisemat märksõna, mis sinu jaoks Põlvaga seostuvad. No, Põlva on ikka järv siin. Siis 2 küngast 2 pool. Ja siis
ei. No, ja kultuurimaja. Mina olen siis kolmas ja rahvas ka on minuga koos. Kohe hakkab mäng, sõbrad, aga ennem veel üks teadaanne. Nimelt kõikidele teile või neile, kes ei tea, millal ja kuidas need Euroopa Parlamendi valimised ikkagi täpsemalt käivad, siis olete lahkelt oodatud Euroopa valimiste laua juurde, kus saab teada, millal ja kuidas see parlamendi valimine siis käib. Ja et asi paremini selgeks saaks ja mällu jääks, siis saate sealt ka info tekstiga meeneid kaasa haarata. Aga nüüd mäng. Ja esimene küsimus läheb sulle, Ivari, vabandust. Ja 3 vastuse varianti on ka. Mis on siis kujutatud Põlva valla vapil? Kas seal on 3 musta kobrast, valge mänd ja sinine jäälind või kanepileht ja kirikutorn? Vaat üks nendest kujunditest seda vappi ka kaunistab. Ja mis sa ütled? Väga keeruline küsimus, sellepärast et on. Kohalikud omavalitsused on alles tulnud ja uued vapid valinud. Täna oli kuulda, kuidas Otepää valis endale vappi. Ja Põlva maakonda või Põlva maakonna vapp oli 3 kobrast, mida ma isegi ette heitsin Põlva maakonnale, sellepärast et koprad tegid minu talumaadel väga purja tööd. Et mina ei saanud aru, miks Põlva maakond just need loomad valis. Ja Margus Leivo ütles, et tema oli olnud see inimene, kes need olid välja valinud tookord. Ja kanepi puhul on niimoodi, et mina alati olen mõtlen, et huvitav, kuidas Kaia Kanepi ennast tõlgib inglise keeles. Ja mul oli väga meeldiv üllatus, Kanepi valla mehed, kui see referendum oli, küsisid ka, no kuhu poole kalduda. Ma ütlesin, et Kanepi valla mehed, ärge põdege. Et pange oma kanepi leht püsti ja ei juhtu mitte midagi. Ja ma millegipärast arvan, et Põlva vald on Põlva maakonna järel tulijana võtnud 3 kobrast. 3 kobrast? Vaat nii. Oled jäänud elukaugeks seal välismaal. Põlva valla vapil on valge mänd ja sinine jäälind. Vaat need 3 kobrast olid Põlva maa vapil. Ja kanepileht on küll Kanepi valla vapil, aga kirikutorni pole seal teps mitte. Nii, Taavi, sulle võimaluspunkt nüüd teenida. Kes oli see Kanepi vallas sündinud õpetaja, kelle võttis kirjanik Tammsaare härra Mauruse prototüübiks? Kas see oli Villem Reimann, Karl Robert Jakobson või Hugo Treffner? No, Maurus. Kanepi vallaga on ja valla õpetajatega on minul see seos, et sealt on minu perekonna, mis muuseas oli kõige esimene vald teadaolevalt, Mis sellega nüüd on? 111. Kõige esimene piirkond Eestis, mis hakkas üldse perekonnasid jagama. Aga selles küsimuses tunnistan ausalt, et pean minema välistamise meetodit. Ära hoia tennist kinni, hoia realt poolt. Nii. Pean kasutama välistamismeetodit. Karl Robert Jakobson on teadupärast ju Viljandimaa mees. No, Hugo Treffner. No vot, kas tema võis olla Kanepist? Tartus on tema nimeline kool kindlasti Eesti parimate hulgas. Ütleme, võtame riski ja paneme lukku A. Villem Reimann. Risk ei õigustanud, see oli ikkagi Hugo Treffner. Reimann oli kirikuõpetaja küll Viljandimaal, Jakobson sündis Tartus hoopis. Nii, Igor. Nii siin kirjas oli, vähemalt sündinud. Aga sinule selline küsimus. Põlva kuulus käsipallikants ja Põlva Serviti peatreener Kalmer Musting on Põlva käsipalli elu suunanud juba rohkem kui 25 aastat. Kellega koos mängis Kalmer Musting Põlva Serviti meeskonnas 1990. aastal ja võitis Eesti meistrivõistlustel hõbeda? Kas see spordisõber oli tal Oliver Kruda, Urmas Sõõrumaa või Riho Bruno Brahmanis? Nii, Igor. Miks sa minu käest seda vapi küsimust ei küsinud? Vaat see on see mälumängude nöök ja lust. Ma isegi ei tea, kuidas pidi siin välistamismeetodit kasutada.
et noh, Kruudal. võta, tead, ma soovitan, mulle ka mälumängud meeldivad, võta pimeda kana meetod ehk leiad tera. jah, Kruudal oli siin tehases osalus pikka aega. nii. see Brahmanis on täiesti võõras nimi minu jaoks. Vabandust. ma loodan, et ta annab andeks sulle. ma ei ole eriline tugitoolisportlane. ja Sõõrumaa paistab nagu kõige rohkem spordiga seotud läbi selle, et ta on olümpiakomitee president. no pakun seda Brahmanist. vot oleks Brahmanisel kindlasti selle üle rõõmus, sest et Riho Bruno on meie kõikide aegade vaata et kõige kõvem käsipallur üldse olnud. ja tema Sõõrumaa ei ole nii kõva mees olnud käsipallis. aga Oliver Kruda proovis oma jõudu sellel alal, nii et Oliver Kruda oleks olnud õige vastus. Andrei, muusika küsimus sulle. Suurepärane. Milline tugevate Põlva juurtega ansambel saavutas 2006. aastal laiema tuntuse looga Nuudlid ja Hapupiim? Ansambli vokalist on korraldaja onu. Kas Kosmikud, Orelipoiss või Winny Puhh? ma saaks selle küsimuse järgi. Ei saa. ma olen nõus seda delegeerima tegelikult. aga ei tohi, eks. aga publiku abi? Publiku abi võib alati kasutada, kui teie teate, hüüdke valjusti. mina ei kuule. nii, et ma ei tea, kas see oli publiku abi või, aga vastame, et see. Winny Puhh? jaa, muidugi. Winny Puhh oleks peaaegu 2013. aastal pääsenud ka Eurovisioonile oma looga Meie kandi mees, üks Korsakov läks eile Lätti. see on minu meelest nende kõige kuulsam pala ka. nii, aga lähme Lauri sinu juurde. nii. maailma kõige kõrgemaks puuks on peetud üle 115 meetri pikkust rannik sekvoiat, kellel nimeks Hyperion. kui kõrge on Eesti kõrgeim puu? ja tegu on siis 2015. aastal Ootsipalu orus mõõdetud hariliku kuusega. kas see on 48,6 meetrit, 68,6 meetrit või koguni 88,6 meetrit? üks neist vastutest tooks sulle punkti, kui sa sellele pihta saad. no seda punkti muidugi tahaks nii õudselt endale saada, seda on pärast jube hea koju viia, aga see küsimus on raskete killast, et 48 tunduks sihukene mõistlik puu, seda ma kujutaks ette, aga natukene võiks olla pikem. 88 tundub juba natuke liiga pikk. et ma pakun siis selle B ja 68. no ma arvan, et sul tuleb oodata selle puu kasvamist selle kõrguseni. no võib-olla veel 4-50 aastat ja siis on see 68 täis, 48,6. no siis ikkagi jäi nii. 6 on õige ja. et meie puud peavad ikka kasvama, kui nad tahavad Euroopa tasemele ja maailma tasemele jõuda. just. aga Argo, küsime Põlvamaa külade kohta. milline neist on Põlvamaa küla, kas Moldova, Pariisi või Liechtensteini? nii. väga hea küsimus. ja Eestis on palju kummalisi külanimesid. ja, et paljud neist võivad olla isegi mujal maakonnas ka. aga vaat siin Põlvamaal on üks nendest kolmest. ma pakuksin viimast, Liechtenstein. väga hästi pakud muide. ja tore teada, et see küla elab, sest et 2011. aastal elas Liechtensteini külas 12 inimest. loodetavasti on juurde tulnud. Pariisi küla asub Lääne-Virumaal, Moldova aga Ida-Virumaal. nii, Ivari, oled puhanud küll. ja nüüd küsimus sulle. mida reguleerib Reinheitsgebot ehk puhtuse seadus? Baierimaal kehtib see alates 1516. aastast ja 19. sajandi lõpus kehtestati see Reinheitsgebot kogu Saksamaal. kas reguleerib see vaimulikuks pühitsemist,
õllekoostist või vorstide valmistamist? vot siis lugu. Just nimelt on lugu. Reinheitsgebot. Mitte? jaa, huvitav, kuidas selle tõlge võiks olla üks-ühele? Puhtuse seadus. puhtuse seadus. jah, või nõue, ütleme. ma tegelikult millegipärast arvan, kuna ma olen vorstide valmistamisega nii palju kokku puutunud ja mul on hea meel tõdeda, et ka siin Põlva maakonna territooriumil on vähemalt 2 korralikku tapatööstust. Ja muideks Oliver Krudast oli juttu, et Põlva piim oli esimene Eestis, kes piimatööstustest muideks euronormid ära täitis. Ja kui te mäletate, seal olid veel kuulsad asjad, et kapi ja laed pidid olema kaldega. Sellepärast, et õllepudele üles ei saaks panda. Aga ma arvan, et see on vorsti värk. See on selle asja värk, mida vorsti kõrval on väga hea peale rüübata. See reguleerib õllekoostist ja vaat kuidas see asi oli. See Reinheitsgebot lubab ja vähemalt lubas õlle tootmiseks kasutada ainult vett, otra ja humalaid. Euroopa Liit on nüüd selle vana seaduse mõju tublisti vähendanud ja tänapäeval võib ka Saksamaal õlle sees muid koostisosi leida. Ma pean ütlema, sõbrad, et ma olin vanasti suur õllesõber. Kõige kangem õlu on üks õlu, mida ma jõin 1989. aastal koos Alo Mattiiseniga Brüsseli Raekoja platsil. Ja toodi meile see pika jalaga sellises pokaalis, väga tume. Ja see päike paistis, veebruarikuu oli küll, aga daamid jalutasid koerakestega, kübarad peas ja nii edasi. Ja meie neelasime, äsja oli ju veel nõukogude võim ja nii edasi. Vabanet, seda. Ja kui me olime selle pokaali, no mis seal sees võis olla, 200 grammi või niimoodi. Me olime purjus. Ja siis selgus, oi, küll oleks tahtnud laulda seal. Ja selgus, et selle õlle kraad oli 36. Nii et proosid, õllepruulijad. Taavi, milline Euroopa poliitik on öelnud kuulsa lause? Liisk on langenud. Kas see oli Winston Churchill teise maailmasõja algul, David Cameron Brexiti referendumi järel või Julius Caesar ühte teatud jõge ületades? Euroopa poliitikud kõik. Pole küsimus. Jaa, no nii nagu Eestis omistatakse ka need tsitaadid, mida ta tegelikult ilmtingimata öelnud ei ole Lennart Merile, siis Euroopa poliitikas on see kindlasti Winston Churchill, kellele kõiki neid tsitaate omistatakse. David Cameron peale Briti referendumit, ta istus mu vasakul käel seal Euroopa Ülemkogul ja seda ta seal ei öelnud. Ta ütles seda, et ütleme umbes nii, et läks veits nihu. Ja ütleme nii, et tegelikult läks väga nihu. Ma paneks selles mõttes kõige võib-olla huvitavamana lukku ikkagi Julius Caesari, et see tunduks kuidagi kõige loogilisem selles valikus. Jah, see on läbi ajaloo väga tuttav tsitaat, see ongi Caesari oma. Kui sa midagi väga põhimõttelist otsustad, siis ütled, liisk on langenud ja tagasipööret enam ei ole. Ja see juhtus 49. aastal enne meie aja arvamist, kui Caesar ületas siis Rubiconi või ka Rubico, mõnes pool öeldakse jõge, ja sisenes Itaaliasse selleks, et loomulikult pääseda Roomas võimule. Ja järgmine küsimus, Igor, sulle. Euroopa Liiduga on ametlikult soovinud liituda ka üks riik, mis geograafiliselt ei paikne Euroopas. Sel põhjusel, no muidugi loogiline ka, lükati see liitumise taotlus tagasi. No mis riik siis proovis tulla laua taha? No, kas Türgi, Iisrael või Marokko? Türgi osaliselt tasub Euroopas geograafiliselt, et see välistab
täiesti kindlalt ja millegipärast mul on selline tunne, et Iisrael isegi ei mõtle selliste asjade peale. Niisiis. Et siis ma pakuks, et see on Maroko. Ja õigesti pakud. Liitumistaotlus tuli aastal 1987 ja Türgiga veetakse seda läbirääkimiste kõnelusi juba aastaid, aga Iisrael jah, ei ole üldse mõelnud, nagu sa ütlesid selle asja peale. Andrei, millist koduparteid esindab Euroopa Rahvapartei liider Manfred Weber? Kas see on Saksa Kristlik Sotsiaalne Liit, CSU, Saksa Kristlik Demokraatlik Liit, CDU või Alternatiiv Saksamaale AFD? Niisiis üks on selle Weberi kodupartei. Nagu mitu sellist hästi lihtsat küsimust olid vahepeal, et ja siis järsku selline asi tuli. Just, nii see okay. Kuidas see juhtus, ma ei saa aru. Ja ma arvan, et see ei ole ka võib-olla see publiku abi koht isegi. Sisetunne ütleb mulle, et ütleme niimoodi, et isegi välistada midagi väga ei saa. Kõik väga head parteid, aga viimast ma jätaks välja võib-olla ja siis sellisel juhul no pakun B. Vot nii, tegelikult on õige vastus A. Saksa Kristlik Sotsiaalne Liit ja need teised CSU, jah. See on selle Kristlik Demokraatliku Liidu sõsarpartei Baierimaal ja praegu ollaksegi koos siis Saksamaal võimul, aga Alternatiiv Saksamaale, see on parem radikaalne partei. Ja Lauri Tõnspoeg, nii, nüüd kuule, see on sinu küsimus. No nüüd, lajata. Pariis on saanud oma nime keldi Pariisi hõimu järgi. Kuidas aga nimetati Pariisi linna roomlaste võimu ajal? Kas see oli Lutetia, Vindobona või Londinium? See on tõesti minu küsimus. No ma ei kahelnud selles absoluutselt. Praktiliselt on minu pilt sinna ka juba joonistunud nendest sõnadest, tähtedest. Ja siin on nüüd küll siuke koht, kus tuleb võtta oma teadmised koomiksitest appi ja vahva kangelase Asterixi tegemistest ja seal oli küll üks tegelane, kelle nimi oli Lutetia, et ma pakuks seda Lutetiat selle tõttu. Ja Lutetia või Lutetia, see ongi väga õige vastus, sest Vindobona, nagu võikski välja luuletada, oli Viin ja Londinium loomulikult London. Ja selle mänguvooru viimane küsimus läheb Argo sulle. Mida tähistab Euroopa Liidu kontekstis lühend PESCO, P-E-S-C-O? Kas see on Euroopa Kalandusagentuur, kas see tähistab Euroopa Liidu peapiiskoppi või kaitsekoostöömehhanismi? Vot selline pähkel sulle. Jah, aitäh. Et B ma välistaks kohe. Siis kaitsekoostööks selline lühend väga ei sobi millegi pärast. Ehk siis pakuks Kalandusagentuuri esimene. No sulle võiks öelda kivikotti. Mine veel kalale. Õige vastus on kaitsekoostöömehhanism siiski. Ehk Permanent Structured Cooperation in Defense and Security. Mina olen ka koolis Ich habe Deutsch gelernt, nii et mul see inglise keel on nii nagu ta on. Aga muide, te ujusite sellest voorist välja ja saite kokku kamba peale 6 punkti. Nii et rahva usaldus teie vastu säilis. Ja pärast Supernova uut lugu, mis on astronoomilise ja kosmoloogilise taustaga lugu, muide, see on väga suur avastus, see laul terve maailma jaoks, sest et see kuulutab, et päike loojub siis, kui kätte on jõudnud aeg. Seda teadmist me tahtsime ja saame kohe. Mina ei ole teksti teinud. Üldiselt see maailm käitub nagu püsti hull. Kõik, mis tundub kuul, seal
lõpuks võtma tuld. Õnneks laev, mis silmapiiri hakkab kaduma iga korraga päeva endaga. Päike loojub ka siis, kui keegi ei näe, kuidas ta loojub. Päike loojub just siis, sest on aeg. Varjud katavad maa ja keegi ei näe arme ja haamu. Varjud katavad maa, sest on aeg. Üldiselt ma loodan, et ma suudan uskuda. Ajad saabuvad ja sina nendega. Kuulirahe vahel paistab õites lillehall, kust linnud laulavad. Shiva naeratab. Päike loojub ka siis, kui keegi ei näe, kuidas ta loojub. Päike loojub just siis, sest on aeg. Varjud katavad maa ja keegi ei näe arme ja haamu. Varjud katavad maa, sest on aeg. Päike loojub ka siis, kui keegi ei näe, kuidas ta loojub. Päike loojub just siis, sest on aeg. Varjud katavad maa ja keegi ei näe arme ja haamu. Varjud katavad maa, sest on aeg. Suur aitäh! Supernova, aga nüüd on meil järgmine teemaplokk nii-öelda ees. Kõikidel meie mängijatel on pingpongi reketid, ühel pool punane värv, teisel roheline. Ja ma küsin Euroopa asjade kohta nende käest ja nemad siis näitavad, kas nad arvavad ja või ei. Aga enne, head inimesed, ma tahaks juhtida teie tähelepanu veel ühele asjale. Meie Reis ümber Eesti sellisel mängul osalevad ka täna poliitikud erinevatest erakondadest ja nii palju kui mu silm võtab, siis rahva hulgas on üsna mitu kandidaati, kes on meie mängudes ka osalenud, näiteks Riho Terras või Indrek Tarand ja seal on punamütsike Artur Talvik pannkoogi järjekorras. Ärge laske nendel niisamuti seal õitseda. Minge ja pinnige neid, küsige otse. Te saate vastuseid, mitte et te peaksite minema pärast koju diivani nurka ja ütleme, näed, no meie arvamus niikuinii ei loe. Loeb, sõbrad. Ja las nad räägivad teile kõik hinge pealt ära. Me saame teada, kui palju räägivad ja nad räägivad mul siin hinge pealt kõik ära. Esimene küsimus on selline, mis puudutab keskkonnatemaatikat. Kas madal jäätmete taaskasutus Eestis on probleem? Mis te arvate? Üksmeelne arvamus tundub olevat. Ei ole. No ütleme,
Te saite teada, kuidas seltskond suhtub, aga nüüd ma siit kausikesest loosin välja, igat küsimust kommenteerivad paari lausega ka meie kandidaadid ja Argo Mõttus, sina ütlesid jaa selle küsimuse vastuseks, kas madaljäätmete taaskasutus on Eestis probleemiks. No miks sa nii arvad? jah, et praegu muidu neid taarat nagu taaskasutatakse, aga tead sa, kui sa räägiks otse sisse, siis oleks parem. Et praegu nagu taarat, eks ole, taaskasutatakse, aga ikka võiks alati rohkem olla. Et teisi pakendeid ka, et ma ei tea, kas viinapudelid vist ei saa viia sinna tagasi. No nii, aga mida arvab sellel samal teemal Lauri Tõntspoeg? Nii, kas... Mina olin see, kes hääletas teistpidi. Jah. Aga meil Eestis on nii ütelda taaskasutusega, pakendite taaskasutusega, prügi taaskasutusega iseenesest suhteliselt hästi võrreldes ülejäänud Euroopaga. Me oleme suhteliselt eesrinnas. Et meil on isegi mitmed plastpakendite taaskäitlejad, kellel on see probleem, et neil jääb isegi vahepeal seda materjali puudu. Ja see äri, mis seal taga prügimajandus toimub, see on nii kummastav, et meie nii ütelda taaramasinasse pandud pudelid võivad sõita purustisse hoopis Lätti ja siis meie oma firma, kes siis neist graanuleid toodab, ostab Lätist selle prügi tagasi, teeb nendest graanulid, et neist saaks jälle uusi pudeleid teha või midagi muud. Et selles mõttes see on kaunis kummaline süsteem ja ilmselgelt ei ole riiklikult hästi läbi mõeldud, et seda saaks kindlasti parandada. Aga võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega meil on peaaegu hästi, et biomassi taaskäitlemine, taaskasutamine on meil probleem, see läheb meil täna prügimäkke. Seda peaks kindlasti rohkem tegema, aga isegi elektroonika vallas me oleme teinud pikki ja suuri edusamme. Väga veenev jutt. Nüüd läheme Euroopa Liidu juhtimise juurde. Kas Euroopa Parlamendi valimiste tulemus peaks määrama Euroopa Komisjoni presidendi isiku? On vastuseid nii ja naa. No vaatame kohe, kes meil siin hakkab praegu rääkima. Andrei Korobeinik, kuidas sina vastasid? Ma vastasin ei. Ma arvan, et tänase süsteemi probleem on pigem selles, et Euroopa Liidu juhtimisstruktuurid on veidi vananenud, et hästi paljud traditsioonid määravad seda, kui ebaefektiivne on Euroopa Liit täna, aga see, et just parlamendi valimised määravad isikud, et see pigem ei ole ratsionaalne, et tegemist on ikkagi poliitilise ametikohaga ja otsevalimised on selles mõttes määravad parlamendi koosseisu ja komisjon on meie valitsuse analoog, et pigem siis parlament peaks suuremat rolli mängima. Aitüma, aga Igor, mida sina selle asja kohta ütleksid? Ma ütleks nii ja naa. Ma arvan, et see ei ole nagu Euroopa Liidu selline kõige tähtsam ja põletavam probleem. Et meil on pigem probleemiks see, et me tegelikkuses väga palju ei tea. Meil on pigem probleemiks see, et me tegelikkuses väga palju ei tea, millega üldse Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon tegelevad ja miks nad ühte või teist otsust vastu võtavad ja see kõik väljendub sellises rahulolematuses ja igasugustes imelikes otsustes, mille kohta on meil kujunenud isegi selline ütlemine, et Brüsseli käsulauad või direktiivid. Et ma arvan, et see teema on pigem nagu teisejärguline. Nii, aitäh. Kolmas teema, välis- ja julgeolekupoliitika. Kas Euroopa Liidu Venemaa sanktsioone peaks pikendama? Nii, siin on poolthääli, aga ka üks vastuhääl. Vaatame, kes meil siin nüüd loosiga välja tuleb seda kommenteerima ja see on Ivari Padar. Et
et Euroopa Liidu sanktsioonid on üks selliseid väheseid võimalusi, mis on meile antud, kuidas reageerida kõige sellega, mis Venemaa on viimasel siis 4-5 aastal teinud. Eelkõige pärast seda, kui siis Krimm annekteeriti. Nii et Euroopa Liit ei tohiks olla kõikides nendes suhtumistes vedela jalaga. Kõik. Ja Taavi Rõivas. Jah, loomulikult tuleb neid sanktsioone hoida ja pikendada nii kaua, kui Vene väed on Ukrainas, Gruusias ja see põhjus on väga lihtne, et nii nagu ka Ivari ütles, me võime ka ise sellega pihta saada natukene majanduslikult, aga oleks amoraalne öelda, et see 0,5% SKP-st või 1% SKP-st on meile olulisem kui Ukraina või Gruusia inimeste vabadus ise otsustada ja oma maal ise peremees olla. Kes veel kui mitte meie eestlased peaks teadma seda, et kui on naabruses agressor, siis on ülioluline, et me oleksime tema vastu ühiselt külg külje kõrval ja meie, nii nagu ka Ivar ütles, et meie viis külg külje kõrval olla on see, et me näitame, et oma naabrite ründamine läheb rahaliselt kalliks maksma. Aitüma. Järgmine punkt, majandus ja sotsiaalpoliitika. Kas Euroopa Liidus teie arust tuleks kehtestada ühtne miinimumpalk? Nii, vastus on eitav ja kohe kuuleme, miks see nii võiks olla. Jälle Taavi Rõivas tuli. No kui meie hulgas siin laval oleks mõni populist, siis ta ütleks, et palkasid saabki niimoodi tõsta, et kuskil kirjutatakse seadus välja ja kõik palgad tõusevad ja kõik inimesed muutuvad rikkamaks. No oleks see vaid nii lihtne. Loomulikult siin me saame kõik suurepäraselt aru, et kui panna miinimumpalk näiteks üle kogu Euroopa mingile kindlale tasemele, mis võib-olla isegi Eestis on jõukohane, siis Rumeenias jäävad 100 000 inimesed tööta, sellepärast et seal ettevõtted ei suuda sellist palka maksta. Ja miinimumpalk peab olema paratamatult selline asi, mis arvestab ka konkreetse riigi oludega, et ei saa administratiivselt palka tõsta, uskuge mind, muidu oleks ammu tõstetud juba. Mida arvab Lauri selle kohta? Jaa, see on hea küsimus. Ma hakkan kohe arvama. Et loomulikult, kui me tahame tsentraalset ja ühtset Euroopa Liitu, siis miinimumpalk seada on täpselt samasugune seadus nagu kõik ülejäänud, mis tulevad kuskilt kaugelt Brüsselist ja siis nii jääb. Aga me ei taha seda. Me tahame, et meil on Eesti Vabariik ja meie teeme siin oma otsuseid nii nagu meile meeldib ja nii nagu meile võimalused meile seda lubavad teha. Ja sellepärast ei poolda üldse üle euroopalisi seadusi sellisel kujul. Jah, väga veenev jutt. Aga maaelu, kas sa oled ise maksumaksjana valmis Euroopa Liidu põllumeestele rohkem toetusi maksma? No siin on igasuguseid arvamusi. Ja no Andrei, palun väga. Ja, et tegelikult meie oleme ju need maksumaksjad, kes maksavad seda päeva lõpus. Täna on Eesti küll doonorriik, aga see loodetavasti ei jää nagu pikaks perioodiks, et varsti meie hakkame panustama. Ja miks ma vastasin ei? Et loomulikult mul oleks väga hea meel, kui põllumehed saaksid rohkem raha, aga minu arust võiks Euroopa Liidu prioriteediks olla innovatsioon. See on see valdkond või ütleme need valdkonnad, kus Euroopa Liit võib pakkuda konkurentsi ülejäänud maailmale. Ja kui valida, ma ei tea, innovatsiooni, high-techi ja põllumajanduse vahel, siis minu valik on paraku innovatsioon, mitte põllumajandus, aga see on väga-väga subjektiivne. Ja palun Argo, põhjenda oma seisukohavõttu. Jah, et sellega on tegelikult see probleem, et selle uue ühtekuuluvuspoliitikaga siis antakse neid toetusi ainult neile, kes siis sisuliselt vahetavad oma rahva selle sisserändajate vastu välja. Et need, kes tahavad hoida oma
kultuuri ja rahvusriiki, et neile neid toetusi üldse ei makstagi. Et siis miks peaks mina toetama enda palgaga siis neid, kes vahetavad oma rahva välja sisuliselt? nii, no see puudutas rändepoliitikat, mis ongi meie täna viimane teema. Ja küsimus kõlab nii. Kas Euroopa Liitu saabuvad pagulased tuleks jagada kõikide liikmesriikide vahel? Nojah. No nii. Pigem ütlen nii, aga see on natuke keerulisem. Ja Ivari, sinu kord on nüüd kommenteerida. Detailidest. Et see ongi väga mitme otsaga küsimus ja Põlva teab seda väga hästi. Sest Põlva on üks koht, kuhu on ju neid kvoodipagulasi toodud, kes on ka suure jagu läinud siit vist. Kõik on läinud. Ja nüüd ongi nii, et vaat mis mulle ei meeldi. Mulle ei meeldi nagu see asi, et see on ääretult selline pikk ja problemaatiline teema. Aga see, et kui Euroopa Liidus on mure ja teema, kus üks osa liikmesriiki võtab nüüd tepsli välja. Ja ütleb niimoodi, kuule, et makske meile pappi, andke meile põllumajandustoetust, teist, kolmandat ja neljandat, aga me ei taha Euroopa poliitikates osaleda. See ei ole õige. See ei ole õige ja ilmselgelt on ju niimoodi, et see, mis on praegusel juhul olnud siis nii-öelda kvoodi jagamine ja kas või see, mis nüüd Eesti kohustus on olnud. Me oleme viisakalt selle kohustuse ära täitnud. Ja selge see, et keegi ei taha Võrusse, Põlvasse ega ühtegi Eesti kohta siis võõrama bandiite tänavatel. Nii, ja Igor, sinu sõnavõtt selles küsimuses lõpetab meie mängu ka. Ja, no minu vastus oli eitav ja peamiselt ka selle tõttu, et kaks põhjust on selleks, et esiteks praktika on näidanud, et see on tupiktee, ummiktee. Ja teiseks migratsioonipoliitika peaks olema ikkagi rahvusriigi enda seada. Ja muidugi seal on nagu tihe seos ka ütleme Euroopa Liidu välispiiri ja Euroopa Liidu kogu migratsioonikontrolliga, et Eesti on endale võtnud kohustuse oma välispiir välja ehitada. Me suudame seda valvata, me tahame ise seda valvata, mitte kellelegi üle anda. Ja me eeldame, et need kohustused on ka teiste poolt täidetud. Võib-olla me isegi peaks rääkima sellest, et need riigid, kellel välispiiri ei ole, võiksid ka sellesse projekti kuidagi natukene panustada. Aga ei näe mingit põhjust, miks me peaks sellisele ummikteele uuesti minema, nagu seda on ükskord proovitud. Nii, väga hea. Enne kui me hakkame teid pidulikult siin tänama, üks teadaanne veel. Kõikidele õpihimulistele. Nimelt Erasmus Plus jagab oma lauas infot, kuidas Euroopasse õppima minna. Ja mitte ainult, saate kohe teada ka, millisesse linna just teil soovitatakse minna. Tehke test ja seejärel võite fotoboksis juba selle linna taustal teha ilusa foto. Muide, seda pilti võivad teha kõik, ka need, kes ei soovi õppima minna. Minge valige endale nimekirjast meeldiv Euroopa linn ja paluge teha sellega pilti. Saate kaasa toreda mälestuse tänasest üritusest ja sugulasi väikese pilatervitusega teisest Euroopa otsast nii-öelda üllatada. Aga enne veel, kui te pääsete siit kohe, me valime välja aasta Põlva valija. See käib niimoodi. Mina ütlen teile ühe küsimuse, kes teab vastust, tõstke käsi ja te saate, ma ei tea, mida te saate, aga vähemalt tiitli aasta valija saate. Nii, küsimus on selline. Kes ütles selle lause? Saagem eurooplasteks, aga jäägem eestlasteks. Ivo Linna. Siuruaegnas. Nii, õiget vastust muide ei ole kuulda olnud. Lennart Meri ei ole õige vastus.
seda on korranud loomulikult paljud, aga keegi Eesti suurmeestest ütles selle 100 aastat tagasi, täpset aastat ma ei tea. Nii. Kuidas? Kes ütles Gustav Suits? Gustav Suits on õige vastus. Palun, sina oled aasta Põlva valija. Nii, tule siia. Oi, mis siin kõik on. Palju õnne. Nii, kallis rahvas siin laua taga. Ma arvan, et Põlva rahvas ja külalised said aru, et kui teie pääsete Europarlamenti meid esindama, siis me ei pea mitte millegi pärast pabistama. Ja me väga loodame, et te saate, te olete väärikad ja väärilised ja meie poolt väikesed suveniirid teilegi. Liikuge rahva hulgas, tundke ennast võimalikult hästi ja teile, head sõbrad, on selline uudis, et pärast pikki ja kurnavaid läbirääkimisi selgus, et ka mina võin Supernovaga mõne laulu laulda ja kellel on külm hakanud, tulge tantsima. Aitäh. Nii. Kuule. Väga tore. Homseni. Ja kallis rahvas, esimene laul on meie koostöö kõige uuem lugu ja see on laul pealkirjaga, mis võiks iseloomustada kõiki teid ja ka meie kandidaate, nimelt lugu pealkirjaga Loomulik sarm. Ei ole ka. Ta loomu poolest just see, kes käiks kraapima suust, kuid siiski mingil moel, mingil toel sa leiad eest ta jällegi seest ja juba võõral on huulitus, teab juba kõike meil loos.
järgmine laul on osa meie muusikalisest võimlemisprogrammist ja õieti on see väga lihtne. Suvi tuleb kohe. Muidugi ilm teeb oma vimkasid ja paar päeva tagasi Haapsalu juures oli maa täitsa valge ja lilled õitsesid keset lund. Aga mis sa teed? Küllap see soe õhk tuleb ka meile. Järgmine laul ongi lugu pealkirjaga, mida te hästi teate. Kätte on jõudnud suvi. See sõna suvi kordub selles loos mitmeid korda. Ja meie palume teil, tõstke sõbrad selle suve sõna ajal käed püsti ja hüüdke isegi valjusti. Suvi. Suvi! Proovime. Päikene paistab ja loodus lokkab, kätte jõudub. Lakene lõrib ja kõik rõkkab, kätte jõudub. Oli karvamüksi aeg juba ammu imotsa, siivolus ajana. Saapad olid väiksed ja kindad olid aukus, püksis järjed põlvini. Silvans katki, kui metsas katsis jänku, üle enam ei saa. Kuskil auge all, aga karu endel tukkus, enam ennub keda mida. Päikene paistab ja loodus lokkab, kätte jõudnud. Lakene lõrib ja kõik rõkkab, kätte jõudnud suvi. Mõnikord külmadad veel vingerbussi mängis, ahjuda ajas kõik. Uksed pandi kinni ja oli mängu vangis, koolitunnid ära jäi. Mõni meeste krippi ei aidanud siin miski, no olemas nädalaid. Peelest läksid talve rõõmud, nagu polekski need olnud, kuni tuli kevad. Päikene paistab ja loodus lokkab, kätte jõudnud. Lakene lõrib ja kõik rõkkab, kätte jõudnud. Laulame koos. Päikene kätte jõudnud. Mina ka. Lakene lõrib ja kõik rõkkab, kätte. Laulge teie ka, härra. Ruvi. Päikene paistab ja loodus lokkab, kätte jõudnud suvi. Lakene lõrib ja kõik rõkkab, kätte jõudnud. Loterii, teeme sangari. Suur aitäh. No, kallis rahvas, meil on 2 lugu veel ja viimane laul meil igal kontserdil selle tuuri ajal on teadagi lugu, mida me oleme viimased 3 aastat laulnud. See on laul suurest loteriist ja me väga loodame, et ka Europarlamendi valimistel me valime kandidaadid, kelle puhul me võiks tunda, et see on suur loterii võit. Aga teie olete, sõbrad, tõelised sangarid, et te tulite kohale hoolimata kõikuvast ilmast. Nii et olge te veel kord tänatud, laulame sangaritest. Tulge tüdrukud siia tantsima. Muidugi. Ja nii malbe võrgu enda ümber koon, mille tagant ei keegi mind välja toonud. Ja see ongi hea, nõnda ükski hing minust veel ei tea, et nii tihti endast duelli ma pean. Ja siis ma olen näinud sangar seiklustiivis, au ees sulle hiial silmi. Ei ma saan mätta ja ükski neil jätta, mind õigen otsa. Kui tarvis tähti tavast alla tooma sõida,
vaatab minu ees. Liblikana päeva mõistel hõljub ta viimesee. Kõnnib seal ja kaob, ta ei märka, et ta on kui loodud mu jaoks. Aga hiljem kodus temast kaua veel on ma näen. Ja siis ma olen nagu Sandar seiklusfilmis. Aues ei sure hiljaks silmi. Ei ma satu hätta ja ükski ei jätta. Mind ei enam saa. Kui tarvis tähti tarvast alla toomas sõida. Igas paigas aina kuulsust hoida. Kas me liigid paitan ja seegi siin ei aita. Kõigist julgem ma ja siis ma olen nagu Sandar seiklusfilmis. Aues ei sure hiljaks silmi. Ei ma satu hätta ja ükski ei jätta. Mind ei enam saa. Kui tarvis tähti tarvast alla toomas sõida. Igas paigas aina kuulsust hoida. Kas me liigid paitan ja seegi siin ei aita. Kõigist julgem ma, kõigist julgem olen ma. Kuupäeval meil Põlva kontsert on. Suur aitäh! No igal juhul me täname teid väga, et te tulite veel kord, aga me väga loodame kohtuda teiega suvel juulikuus, sest mis seal salata, kukub järjekordne õnnenumber mulle ette 7 ja 0, eks ole. Ja 5. noorus hakkab pihta. See on hea. Ja me teeme siis väikse tuuri ka ja kohe me siit tarkadest nutiaparaadidest. Peab vaatama või? Vaata ja, mis kuupäev see juulis oli. Räägi siis see nii kaua. Meie kontsert, aga kindlasti kõlavad sellel kontserdil laulud, mida ma loodan väga on, et on rahvale meeldinud läbi aegade. Eks me peame mingi valiku tegema nende sadade hulgast. Aga me väga-väga ootame teid sellele suvisele peole ja kus siis veel kui mitte siin. No ma pean If sulle muidugi ütlema, et sellise toreda viktoriini küsimusena, kas sul on üldse Põlvas kontsert? Aga siis on kuskil läheda ikka. Võru vist on. Jaa, Kasepäel on 19. ja Tartus on 10. juulil, nii et tulge Tartusse. Võrus ka 15. Ja Võrus 15. If tuleb siia. No nii jah, see oli reklaam nagu iga teinegi. Tulge kas või 16. juunil Kuressaarde. Või Haapsalusse. Aga ilusat loterii võitu teile kõikidele. Kõik tähed kustuvad, vana Vaksal ei ole raudteejaam. Mõnest rongist olen elus maha jäänud. Üksteist siia ja siia ma ka jään. Kuidas süda puruneb, saanud haavu, millest peale ei parane. Öös on asju, millest üle ma ei saa. Terved elud, mis on mälestusteks saanud.
need, kes täna esinesid, need, kes eelmistel kordadel on siin platsi peal olemas. Nii et veel saate küsida kõikide teid huvitavate küsimuste kohta, teha fotoboksis huvitavaid pilte, uurida õppimisvõimalusi ja saada teavet Euroopa valimiste kohta. Kõrval ja näe, veel õuneski hoian mu käes. Ma tean, see on meeletu õnn. Elu suur loterii, mille õnnelik võitja on siin. Suurim tänu, kohtumisteni, elage hästi ja kaunist kevadet kõikidele.